Tere tulemast kuulama podcasti, mille nimeks on Veehääl. Veehääle episoodides me vestleme erinevate inimestega nende tegemistest ja loomulikult kuulub üks osa podcastist ka veeinfo jagamisele. Enamus nendest inimestest on tuttavad ka kangen veega ja just läbi selle imelise aparaadi, kust me saame kangen vett, jõudis põhjalikum veeinfo ka minu ellu. Ja täna ma jagan seda rõõmsasti ka Eestis. Meil on olemas sellenimeline lehekülg paremvesiparemelu.ee, ka grupp Facebookis on sama nimega. Meid võib leida ka TikTokist, YouTube'ist ja Instagramist. Aga head kuulamist! Tere kõigile vaatamast järgmist podcast salvestust, kus me oleme siin koos Simo ja meie külalise Mati Rebasega. Et me oleme salvestanud juba ühe, et kui sa seda teist satud vaatama, siis on olemas ka esimene. Aga ega midagi, räägime siis inimese kehast, selle toimimisest, erinevatest praktikatest, kuidas ennast aidata. Loomulikult räägime me ka veest ja usun, et siis tänases salvestuses veidi põhjalikumalt. Aga eelmine kord oli juttu mitmetest asjadest. Me rääkisime Mati lemmikteemast, mis on mikroelementoloogia, siis me rääkisime parasitoloogiast, me rääkisime tema loo algusest, kus ta 16. eluaastast sai seljatrauma ja siis huvi alternatiivmeditsiini vastu algas, kuna tundus, et niisugusel moel, nagu siis tavapäraselt neid seljavalusid ravitakse, ei olnud tema jaoks vastuvõtlik ja iga asi saab millestki alguse. Eelmine kord me rääkisime ka erinevatest loodusjõududest ja veega seotud teemadest. Vahepeal on siis olnud siin mitu nädalat ja Gran Canarial on olnud ka üks imeline loodusnähtus, imeline. Selles mõttes meil käib seda üsna harva, et tuleb rahet, reaalselt filmisin seda rahet siin all nii-öelda ookeani ääres, tavaliselt mägedes küll ja sajab lund ja ka rahet aeg-ajalt. Aga see ei ole siiski selline tavapärane. Ma näitan siin ka, kui te näete, siin on siis mäed, sealt see vesi ja lumi tuli ja suure hooga ja ma panin siia ka mõned videod, kus siis seekord võttis oma saagiks ka mõned sõiduautod, mis ei ole tõesti tavaline ja need ookeani läksid. Aga räägime siis siin nüüd jõududest, mida Mati suudab muuta ja siis aidata inimesi. Nii et tuleme Mati juurde tagasi. Puudutasid ka neid samu veega seotud teemasid, et mis siis praegu maailmas on tulemas, olemas, mille eest hoiatatakse. Mis sa arvad, kust see selline muutus tuleb, et me peame valmis olema katastroofideks? Hakkame kaugemalt peale. Ma ei tea, kas just peab katastroofideks valmis olema, sest vaata, sõna katastroof on tegelikult selline äärmiselt destruktiivne tähendus, eks ju, ja tähendab midagi väga traagilist. Ja kui ma ei eksi, siis läinud sajandi 70-ndatel olid Vene teadlased tegid täiesti reaalse teadustõestuse sellest, et inimkonna mõttemaailm on võimeline neid katastroofe esile kutsuma. Et me oma mõtetega tekitame ise need kõikvõimalikud maavärinad ja ülivõimsad tsüklonid, mis siis kõik oma teel ära pühivad. Ja see on lihtsalt üks selline planeedi puhastusviis, et sellest negatiivsest energiast vabaks saada. Nii et ma arvan, et peaks keskenduma ikkagi pigem sellele, et jäävad need katastroofid ära. Ja kui see puhastus siin planeedil on vajalik, siis ta toimuks pehmelt, leebelt, säästvalt, et ei pühitaks kogu elavat ära.
et ilmselt väga paljud on kursis ka siin internetis ringi liikuvate piltidega, kus kaevatakse linnad lahti ja majade alumised korrused on noh, on muda sisse maetud, eks ju, et öö, millest see on tulnud, ei oska öelda, kes tahab otsida internetist vandenõuteooriaid, on väga erinevaid, aga kuna on olemas pildimaterjal, siis on äärmiselt raske seda ümber lükata, et midagi pole toimunud. Ja tegemist on lihtsalt inimeste poolt tekitatud lokaalse saastega. Aga kui rääkida sellest, mis praegu toimub, siis see on ikkagi, ma arvan, see, et on käivitunud mingisugused kosmilised protsessid ja kes tahab, see leiab Youtube'is ja mujalt internetikeskkondadest leiab tegelikult päris palju informatsiooni, nii-öelda seda esoteerilist informatsiooni selle kohta, mis toimub, kuid mida ma soovitan vaadata ikkagi teatud kriitilise pilguga, sest ma arvan, et inimest, kes valdab seda absoluutset tõde, seda ei ole olemas. Ja kõigesse, mida te loete, kuulete, ka minu sõnadesse suhtuge kriitikaga, kontrollige seda, et ei ole mina ka see inimene, kes valdab absoluutset tõde ja sisuliselt igapäevaselt või väga tihti avastan ma enda jaoks midagi uut, mis lükkab ümber selle, mida ma olen senini teadnud. Ja sellepärast ma soovitan kõigil, otsige seda informatsiooni hästi laialdaselt platvormilt, et ärge eitage mitte midagi, aga vaadake siis seda kõike, mis toimub läbi filtri. No ja kui vesi, noh, vesi teatavasti on mitmetes valdkondades ära tõestatud, et vesi salvestab informatsiooni. Ja noh, oletame siis, et on olemas keegi jumal, absoluut, kõrgem teadvus, noh, kuidas kellelegi meeldib, kes tõepoolest nüüd on salvestanud meie vette mingisuguse informatsiooni ja see informatsioon hakkab seda vana energiat siis või vanat informatsiooni ära kustutama, siis noh, üks selline ilus teadmine on olemas, et miks siin siis kõik toimub. Ja noh, seda veega toimuvat on tegelikult kõikvõimalikud kanaldajad edastanud juba vähemalt 5 aastat. Et vot igasugused uputused, katastroofid ja muud säärased asjad, et pühitakse siin terved maad ja maailmad minema. Noh, juba sellise info puhul, et kui öeldakse, et tuleb nüüd sihuke mingi supertsunami ja käib 10 tiiru ümber maa ja pühib kõik minema, siis tasuks alati mõelda ka sellele, et kellele see informatsioon on kasulik, et miks edastatakse sellist hirmutavat, õudust tekitavat informatsiooni, et ka sellise filtriga tasub kõigesse informatsiooni suhtuda. Kui võtame vee, et noh, informatsiooni salvestamise omadused tal on olemas, veel on tohutu energia mahutavas, et kindlasti tasub uurida Viktor Schaubergeri töid, mis ta on siis vee uurimisel teinud, vee omaduste uurimisel, noh. Ta ju tegi kindlaks, et kõige energiarikkam vesi, kõige võimsama puhastava toimega on +4 kraadi ja see vesi peaks siis kindlasti liikuma spiraalselt, ta lõi lausa noh, nii-öelda selliseid süsteeme jõgedele ja ojadele, kus siis süsteemi käivitades tekkis vee isepuhastumisvõime. Vesi hakkas seda oja puhastama, kui ta oli millegagi saastunud. Et tegelikult ma arvan, et vesi on üks selline substants, mille kohta me teame ääretult vähe. Noh, eelmises intervjuus ma mainisin ka, et on olemas hüdroplasma, eks ju, et see on siis nagu selline vee üks algkomponentidest või puhastavatest komponentidest, et plasmat vette lisades tekib siis nii-öelda vesi muutub elavaks uuesti. Aga noh, täpselt sama kinnitas ka Viktor Schauberger, et kui vesi liigub õigesti,
et siis vesi saavutab elava vee omadused ja noh, kes on jälginud vee liikumist looduses, ükski looduslik oja ega jõgi ei liigu sirgjooneliselt. Et kõik nad varem või hiljem, isegi kui on kaevatud kraav, vesi pandud sinna kraavi jooksma, aga seda kraavi pole hiljem hooldatud, siis on näha, et ta hakkab tegema lookeid. Vesi võtab ikkagi selle, mis temale meeldib. ja just. No ja vesi ta lahustab ju kõikvõimalikke elemente. Kõik, mis on pinnases, kõik see lahustub vette. Ja noh, loetakse teda ju üheks parimaks lahustiks üldse, orgaaniliseks lahustiks. Ja kust siis tulevad need igasugused võluallikad ja imeveed, eks ju. Noh, kui me räägime siin elavast veest ja surnud veest, eks ju, siis täpselt sama teevad need kõikvõimalikud masinad. Et surnud vesi, aitab puhastada kõikvõimalikke haavu, elav vesi, noh, lihtsalt turgutab organismi. Et noh, tegelikult see uurimus, mida tasuks ette võtta vee puhul, on äärmiselt teretulnud. Ja mu endal siin ma lõpuks otsustasin ka julguse rindu võtta ja uurida siis, et mida oskab tehisintellekt nende asjade kohta öelda. Siis vastused, mis sealt tulid, on ääretult huvitavad ja mul on nad küll pandud siia ühte faili ja võib-olla ei ole praegu mõttekas hakata neid siit ette lugema, aga ma saadan selle info pärast Tiinale edasi ja siis ta saab teiega seal seda kõike jagada. Nii et võtke ka julgelt kokku, leidke omale üks sobiv ja tore tehisintellekt ja paluge tal lisaks ilusatele kassipiltidele, et ta joonistaks ka teile siis mingisuguseid muid silmaringi avardavaid asju paberile. Ja ma usun, et nii mõnigi vastus, mis sealt tuleb, on üllatav. Kuid samas jällegi, suhtuge kõigesse kerge respektiga, et noh, tore informatsioon, aga olgu, kas ta ka päriselt nii on. Ja aitäh, et sa seda jagad ja tõepoolest, et tulles tehisintellekti juurde korraks, et ma siis jagan seda infot, mida Mati arvab, et on ka mõistlik jagada ja te saate selle kõik kätte. Mina olen küsinud ka vee kohta ja loomulikult ilmselt olete kõik seda proovinud. Ühest küljest on ta hea abivahend, aga ikkagi ta ei tea lõpmatuseni kõiki või ta võtab siis selle informatsiooni, mis meil kuskil on juba olemas, et teeb sellest mingi resümee ja noh, see ei pruugi alati olla ka ootuspärane. Aga kuna me teeme siis otse podcast'i siin praegu Matiga ja meil on üsna mitu kuulajat-vaatajat, kui teil on küsimusi, siis saate siia kribada, me saame kenasti need kõik ära küsida. Mul on tulnud üks kommentaar siia küll ja hea meelega lähen siit sellega edasi, et inimene kirjutab siis, et ta on käinud sinu juures silmavõrkkesta vaatamas ja on plaanis teha sinuga hologramm. Räägi, mis asi see hologramm on, miks sa seda teed ja mis sa selle läbi näed? Hologramm, tegemist on juba sellise natukene noh, tehnoloogilise protsessiga, kui nii oleks õige väljendada. Et enamasti ma arvan, et inimesed teavad seda, et suur osa meie käitumisest on tingitud alateadvuses olevatest programmidest. Ja on olemas isegi noh, reaalsed teadusuuringud, milles on välja toodud, noh, et juba seal 9 kuud enne viljastumist tegelikult inimese hing käib ja uurib, mida tema vanemad teevad. Ja rasedusaegne salvestus inimhinge niimoodi või siis selle tillukesse kehasse, mis seal ema organismis alles areneb. Et sealt on tulnud hästi palju noh, sellist psühhosomaatilist ja noh, Vene teadlased on välja töötanud ju terve preparaadiseeria, mis baseerub destilleeritud veel ja informatsioonil, kus siis salvestatakse noh, absoluutselt puhta ja terve organismi organite võnkesagedused vette
ja täpselt samamoodi töötab ka tegelikult meie füüsiline keha, et kui teda piltlikult ette kujutada, siis noh, pea on teadvus ja kõik, mis jääb peast allapoole, on alateadvus ja noh, alateadvuse maht on meie mõistes üüratu. Et siia on salvestunud nii selle kehastuse informatsioon, on salvestunud eelmiste kehastuste informatsioon ja sealt välja arenenud käitumismustrid on siis need, mis meid juhivad. Ja sageli on selle mustri juhtimissüsteem selline, et me isegi ei märka, et miski meid juhib, me peame seda loomulikuks. Ja alles siis, kui sa nagu lahendad enda jaoks mõne küsimuse ära läbi alateadvuse, siis saad aru, et ohoo, kui paljud tegelikult üks või teine protsess on sinu elu mõjutanud. Ja kui võtta neid hologrammi sessioon ette nüüd tükikene rohkem, siis on tegemist ühel hetkel arusaamisega, et hakkab käivituma transformatsioon. Ja kõik, kes me siin seda valgustumist hirmsasti ootame, vaatame, kas Plejaadidelt või kuskilt mujalt on äkki mingi valge laev tulemas või noh, vähemalt Rootsist, kui mujalt ei tule. Et tegelikkuses see transformatsioon seda ei tee meile plejaadlased ega arktuurlased ega marslased, reptiilid ammugi mitte. See toimub meie südametes ja süda on teatavasti selline metafüüsiline organ, et kõik need 2D ja 3D ja 4D ja 5D ja kõik need järgnevad teed, nad on meie südames olemas, lihtsalt selle nii-öelda enda mustritest puhastamise käigus hakkavad ka siis need dimensioonid meile järk-järgult avanema. Sest noh, me lihtsalt ei ole võimelised asja laiema pilguga vaatama, kui meil on ees takistavad programmid. Ja noh, väga suur programmide allikas on ju meie kallid emme-tissid. Et nemad ju on need, kellele me oma autoriteedi käest ära anname ja siis pärast meeleheitlikult võideldes püüame seda autoriteeti tagasi saada, eks ju. Loomulikult kõik teised on süüdi, mitte ise. Ma olen selle tee läbi käinud, ma tean täpselt, kuidas kõik teised olid süüdi, mitte mina. Ja alles siis, kui sa hakkad endaga tõeliselt tööle, siis sa saad aru, et tegelikult sina ise oledki selle oma elu süüdlane. Ja kui sa hakkad neid programme endast kõrvaldama, neid alateadlikke käitumismustreid, siis hakkavadki reaalsed muutused toimuma. Loomulikult võib sõita ka Indiasse retriidile, see ei ole sugugi keelatud ja seal on väepaigad, kus tõepoolest toimuvad energeetilised puhastused. Noh, selliseid väepaiku leiab ka Eesti loodusest. Aga noh, kui võtta nüüd, milles need käitumismustrid väljendavad ja need on kõik suhted. On nad peresuhted, on nad töösuhted, mis iganes suhted. Ja kindlasti on nii mõnigi teist avastanud selle, et noh, vaatad seda inimest sealt kõrvalt ja mõtled, et noh, kuidas tal valus ei ole, eks ju. Aga tal ei olegi valus sellepärast, et noh, ta on harjunud niimoodi elama, see on tema jaoks loomulik keskkond. Ja vot hologrammis saab noh, läbi sellise sümptomaatika, on ta siis keha füüsiline sümptom või siis inimene tunneb, et vaat mul on mingi muster, vaat naabrina mutt on kuradi vastik, iriseb ja vingub kogu aeg kallal. Et vaat neid asju saab kõike tegelikult vaadata ja saab kindlaks teha selle, et tegelikult see naabrimutt on väga tore inimene. Lihtsalt sinu enda sees olev programm on see, mis selle naabritädi tigedaks ajab ja tegelikult peaks sellele naabritädile ütlema, et kuule, tule, ma pakun sulle õhtul kohvi ja kooki, et sa mu tähelepanu sellele juhtisid. Ja vot hologrammiga saab siis neid asju lahti kaevata ja kui asju teha sedasi päris täie tõsidusega, siis tekivad tõelised transformatsioonid, kus tõepoolest keha käivitab sellised protsessid, mille noh, mida peab kogema, mida ei ole võimalik võib-olla noh, kirjeldada. Noh, minu puhul on olnud nad tegelikult äärmiselt vastikud. Kõik need protsessid on meenutanud sellist tõsisemat palavikku või haigusseisundit.
aga need tuleb läbi põdeda, sellepärast et noh, kui me räägime põletikest, siis organism sõna otseses tähenduses ta mingisuguseid programme põletab meie seest välja. lihtsalt kõrgem teadvus on avaldanud soovi, et ta tahab edasi liikuda ja keha käivitab selle blokeeringu hävitamiseks põletiku. no nii, sa rääkisid siin, et ise oleme oma elu süüdlased ja naabritädi programmi ja nii edasi, et neid kõiki saab muuta, sinna sisse vaadata. aga räägi, kust sinuga üldse kohtuda saab ja kas sa teed ka mingeid selliseid suuremaid loenguid, et kust Matit saab nüüd saab küsida siin täna, kes meil kohal on, kes siin praegu kohal ei ole, kust nemad sind leiavad? Noh, mind leiab Facebookist üles Mati Rebane, nii nagu on. Ja meiliaadressile võib kirjutada matirebane@gmail.com, mati.rebane@gmail.com. No selliseid suuremaid loenguid ma ega retriite ma ei tee, aga kui on kuskile nagu kutsutud, et kuule, räägi millestki, siis ma olen ikkagi jah, läinud ja oma teadmisi jaganud. Noh, tegelikult kõik algaski sellest, et parasiitidest, kust ma parasiidikuuri tehes ühel hetkel sain aru, et kuule, aga mul siin on midagi muutunud. See negatiivne mõttemaailm, mis on mind praktiliselt kogu teadliku elu saatnud, siin on äkki vaikus. Mingisugused sundmõtted ja sellised häirivad, segavad tegurid on kadunud. Ja sealt siis mul hakkaski arenema see huvi, et huvitavad, aga see parasiitide mõju psüühikale ja inimkäitumisele, et see on veel omaette teema, lisaks sellele, mis toimub alateadvuses. nii. Kui sind kõnetab praegune jutuajamine veest ja sul on sees tunne, ka mul oli tugev tunne, et mul on vaja hakata kangena vett jooma, siis ma tegin otsuse ja võtsin ühendust. Ja sina saad ka võtta ühendust, kas Tiina või minuga või meie praeguse külalisega. Palun vaata all olevalt lingilt järele. Mul on üks kommentaar. Jah. Et täitsa sealt algusest, kui käisime seal Viktor Schaubergeri juures selle teemaga ja selle 4-kraadilise vee juures ja ma mäletan, kui ma käisin Meteora linnas Bulgaarias, Vanga elas seal ja seal oli üks allikas, mitte seal, kus see Vanga elas, vaid sealt umbes 20 kilomeetrit ja seal allika juures on käinud inimesed aastasadu, et oma silmasid ravida ja sealt tuligi umbes 4-kraadine vesi. Ja lihtsalt Vanga kodu juurest allikatest tuli vesi, mis oli selle flooriga rikastatud, sellise loodusliku flooriga. Ja siis see 4-kraadine vesi võib olla täpselt siin silmasid käidi ravimas selle allika juures. Et kui ma olen pannud tähele seda kangena vett juues, inimesed on, hääl on muutunud ja ka teatud selgus minu juures, et ma olen muutunud selgemaks. Et see elav vesi kuidagi lükkab selle trauma ja selle või sellise nii-öelda ennast saboteeriva mustri kehast välja, kui piisavalt veeta aega just nii-öelda elavate veemustritega koos. Siin ma arvan, et tegemist on just selle vee informatsioonilise poolega. Inimkeha teatavasti koosneb, ma ei tea, andmed on erinevad, aga kes ütleb, et 80% on siin vett, kes ütleb, et 90%. Eristatakse seda vett, mis on raku sees, eristatakse rakkude vahelises ruumis olevat vett ja kui me nüüd võtame siia juurde selle teadmise, et vesi salvestab informatsiooni, ta salvestab sellistesse molekuliplokkidesse, klastritesse, siis kui me võtame selle kangen vee, siis see aparaat struktureerib ära selle vee kristallvõre. Ja võib-olla sellest kaootilisest
kaootilise mustriga või kristallvõrega kraaniveest tuleb korrastatud kristallvõrega kraanivesi, nii-öelda aparaadivesi juba. Ja teatavasti universumis, looduses kõik püüdleb korrastatuse suunas. Ja kui organism hakkab nüüd regulaarselt saama sellist korrastatud struktuuriga vett, siis hakkavadki ära kaduma ka need informatsiooniklastrid, mis on salvestanud võib-olla sinna rakuvette või rakkude vahelises ruumis olevasse vette. Nii et see on võib-olla asja üks külg. Paljud allikad on tekkinud niinimetatud väekohtadesse. See lihtsalt on looduse enda energia, on teatud kindlate vibratsiooniliste karakteristikutega. Et on teada kas või muinasjutte lugedes, et vaat kuidas vägilane võttis kätte ja jõudis allikale ja jõi sealt ja muutus nooreks ja tugevaks ja terveks ja see on selline ma arvan, et igas muinasjutus on tegelikult tõepõhi all. Ja kui sa rääkisid sellest, et seal allikal on käidud juba aastasadu ja seal on käinud tuhanded inimesed lootuses, et see allikas aitab. Ja kindlasti näiteks võib-olla varasematel aegadel polnud see energeetiline ja informatsiooniline saaste niivõrd suur, kui ta on praegu ja siis tõepoolest inimene loputas sellega silmi ja asi muutus tema jaoks klaarimaks. Aga kindlasti tasub mõelda siin ka sellele, et paljud sellised kohad, kus inimesed on kogu aeg käinud, nad pöörduvad sinna puhtas usus, puhtas palves, et see allikas või see koht neid aitab. Ja ainuüksi see muudab koha enda energeetika nii-öelda pühaks ja tervendavaks. Et siin ongi see koht, et seda inimese nii-öelda mõistuse või mõtte jõudu, seda ei tasu mitte kunagi alahinnata ja kui see suunata nagu tervendavale rajale, siis tegelikult me suudame ennast kõik terveks mõelda. Jah, mina olen ka kuulnud seda, et näiteks ma tean, et praegu allikad Eestis on väga kehvas seisus, et seda räägivad allikateadlased. Sellest on YouTube'is ka video, kus Jaanus Terasmaa pigem ütleb, et allikavesi on tinglikult kasutatav. Aga mis siis oli, et allikate juures käidi ju allikaid puhastamas. Tõesti, seal olid toredad lausungid, mida allikatele öeldi ja sellega siis päästeti neid allikakohti. See oli harjumus inimestel käia allikatel, aga tänapäeval käiakse seal üsna vähe, ma usun. Ja ei ole kuulnud enam sellist liikumist. Olen küll teadlik mõned inimesed, kellele meeldib allikates siin käia ja muidugi on erinevad allikad, kus sa võid ka ujuma minna ja nii edasi. Ja allikate pH tase on erinev, nii et tõepoolest allikate teema on väga suur ja lai teema, nagu see vee teema üldse. Aga ma tuleks selle juurde korra, teeks ühe kommentaari, et nii mõnusalt sa ütlesid seda, et need veeklastrid ja kuidas need aparaadid muudavad ja kui me tuleme korraks kangenveeaparaadi juurde, siis tõepoolest, et sellest surnud siis mitme molekuliga klastris olevast veest saab struktureeritud vesi ja kus siis on seal klastris 6 molekuli ja keha tunneb selle ära, et see vesi on pehme. Mina olen 5 aastat seda vett joonud, varsti saab 5 ja ma tunnen ennast super hästi. See on ka põhjus, miks me neid veesaateid teeme, miks me seda veejuttu räägime, et tõesti inimestele seda head informatsiooni jagada. Ja meil on tulnud siin vee kohta ka üks küsimus, mis sobib suurepäraselt praegu siia. Et jätame need parasiidid ja hologrammid veel natukene lõpupoole, aga ma võtan selle vee küsimuse. Simo, ole hea, loe meile see vee küsimus, see on väga hea siit edasi praegu minna. Jah, kui keharakud ei omasta piisavalt vett, siis mis võib olla selle põhjuseks? Siin tegelikult ongi võib-olla üks põhjuseks joodava vee nii-öelda kristallvõre kuju, kristallvõre see vorm. Et looduslik vesi, kui ta tuleb allikast, seal ei ole ta käinud ja sadadest torudest ja tema kristallvõre on loomulik.
ja kõik, mis on loomulik, looduslik, seda organismi rakud omastavad kergusega. Jah, selle külma vee puhul on see lugu, et keha peab ta üles soojendama. Ja sealt siis tuleb ka see, et kui juua juba sellist kehatemperatuuriga vett või natukene kõrgemat, et seal 50 kraadi näiteks, et sihuke leige tee või midagi sellist temperatuuri, et sellist vett keha omastab märksa kergemalt. Teine väga oluline punkt on see, et tulebki juua puhast vett. Et ärge pange sinna mitte midagi sisse. Et keha vajab just seda puhast vett ilma millegita, ärge pange sinna soola, soodat ega mitte midagi. Kui on tahtmine seda soola või soodat kasutada, siis mina olen kogenud seda, et kõige parem, kui sa jood vett ja paned pärast soolakristalli omale keele peale, et tekiks suhu sihuke kerge soolane maitse. See tekitab või loob organismis elektrolüüte ja elektrolüüdid on energia ja informatsiooni liikumises ka väga olulised. Ja ma arvangi, et kusagil selles valdkonnas, et selle vee struktuur ei ole see, mis ta võiks ja peaks organismi jaoks olema, ongi ära peidetud see, et keha ei saa seda vett kätte. Ja just väga oluline on puhas vesi, et tee ja kohv või kui me paneme sinna juba natukene soola sinna vee hulka, siis see on juba organismi jaoks toit. Aga just puhas vesi, et see, mis saaks minna raku sisse ja rakkude vahelisse ruumi, see on väga oluline, sest kui vesi on juba mingisuguse ainega nii-öelda läbi imbunud, nagu see tee puhul juhtub, või kohv, või sellest veest organism enam endale vajalikku vett teha ei oska. Ja seda vett ta võtab kui toitu ja kõik me ju teame, et tee ja kohv teatud piirini on mõistlik ja kasulik juua, aga kui me hakkame nende teede ja kohvidega tugevalt üle pingutama, siis organism sellele vastavalt reageerib ja väga palju sellest, mis meiega toimub, ongi veevaegus. Ma enam ei mäleta, aga tegemist oli ühe Iraani arstiga, kes uuris väga põhjalikult vee mõju, just puhta vee mõju. Ja internetist on need materjalid leitavad, kahjuks mul ei tule arsti nimi meelde. Ja ta kirjeldas tõesti selliseid juhtumeid, kus vee abil sisuliselt raviti kõike. Ja ma täiesti usun sellesse, sellepärast, et kui meil on ikkagi käepärast õige elus vesi, siis ma ikka pean kogu aeg ütlema seda, et ma näen seda enda pealt, kui hea mul on olla ja pole mitte midagi sinna juurde vaja ja vanust on mul ka üksjagu. Aga meil on üks parasiidikuuri küsimus. Ma hea meelega võtaksin selle praegu, ole hea, Simo, loe seda küsimust ja tõepoolest kui sul on võimalik, ole hea, anna meile konkreetsed näpunäited siin parasiidikuuri osas, siis me saame midagi konkreetset sellest vestlusest kaasa ja see on üks väga-väga oluline teema. Nii, et kas on vajalik teha parasiidikuuri vastavate puhastusainetega või piisab organismile mineraalidest, et keha ise puhastuks? Siin on tegelikult õiged, on mõlemad variandid. Läbi mineraalide me tugevdame keha loomulikku immuunsust ja kõige parem vahend keha puhul parasiitidega võitluseks ongi tema enda loomulik immuunsus. Et kindlasti siin, kes mäletavad COVID-i aega, inimesed võtsid suuri, nii-öelda isegi mitte hobuse annuseid, aga ütleks, et võib-olla elevandi annuseid tsinki ja praktiliselt immuunsüsteem suutis selle haiguse nii-öelda kulgemise peatada. Väga oluline on tegelikult ka parasiit ja temaga tegelemine, sest kui ma Moskvas seda parasitoloogiat õppisin, siis
Puhta lehena ma kuulates õppejõudude loenguid, noh, mul oli tõepoolest nii-öelda lõug rinna peale vajunud, kui avardav ja kui palju lahti seletav need teadmised, mis ma sealt sain, kui olulised nad on. Ja noh, ütleme üks näide võib-olla sellest, millel on olemas lausa teaduslikud tõestused juba ka kaasajast, on tsütoplasma. Seda on uuritud väga põhjalikult ja see põhjustab inimestel riskikäitumist. Seda, noh, ütleme, tsütoplasma esineb kassidel väga palju ja kass läbi oma väljaheidete, millega siis hiired kokku puutuvad, läbi selle mehhanismi hiirtel kaob ohutunne ära, nad ei karda kassi ja kass saab nad kergemalt kätte. Aga noh, kuna inimene on nüüd oma lemmikutega väga tihedas kontaktis, siis paratamatult saab nii mõnigi meist sealt omale nakkuse. Ei saa väita, et kõigil on, aga oht reaalselt on olemas. Ja kui vaadata linnaliikluses, kui paljud meist lihtsalt nii-öelda pea seljas panevad punase tule alt üle tänava või noh, kui palju tehakse maanteel selliseid äärmiselt riskantseid möödasõiteid, siis nagu kerge kahtlus on, et äkki tasuks inimesel parasiidikuuriga tegeleda. Aga tegelikkuses, kui me räägime parasiidist kui sellisest, siis kõige parem ongi oma keha kui elukeskkonna muutmine tema jaoks ebamugavaks. Parasiidiga võidelda ei ole mõtet. Tegemist on ellujääjaga, tegemist on sellise organismiga, kelle põhiülesanne ongi nii-öelda süüa ja seksida, aga kui me võtame talt söögi ära ja siis kaob tal ka võimalus paljunemiseks ära, siis tegelikult selle keskkonna loomisega oleme teinud enda jaoks juba väga palju. Ja kui nüüd tõesti on juba tekkinud noh, mingisugune parasitaarne nakkus, on ta mingid seened, bakterid, viirused, siis ta kindlasti tasub hakata otsima selliseid hästi laia toimespektriga taimi. Et üks nendest näiteks on koirohi, temal on võime nii reaalsete parasiitide kui ka energeetiliste parasiitide suhtes. Nelk on üks selline, kes või mis lahustab parasiitide mune, sellepärast et noh, see suguküps parasiit, kes seal paljuneb, tema tegelikult tervisele ohtlik ei ole. Aga kõige ohtlikumad ja kõige kahju tekitavamad ongi parasiitide vahevormid, need, kes siis organismis oma elutsükli kestel ringi liiguvad, kord elab ta maksas, kord elab ta kopsus, siis ta läheb soolestikku, et mõni tungib ka aiu, eks ju, et ega ajubarjäärid ei ole nende puhul mingi takistus. Nad paljunevad või liiguvad organismis läbi vereringe, nii et need verebarjäärid ei ole neile ka mingisuguseks piiranguks. Ja kui me nüüd võtame selle, et neid on palju, et siin noh, keskmiselt on välja arvutatud, et siin Euroopa piirkond või nii-öelda valgel inimesel on kuskil circa 130 erinevat parasiiti. See loomulikult ei tähenda seda, et nad kõik on meil nüüd olemas. Aga juba see ainuüksi näitab, et kui võtta nüüd mingi väga kitsa toimega preparaat, siis jah, me võib-olla saame edukalt hakkama 1, 2, 3 parasiidiga, aga kui neid on 10, 20 või 30 organismis, sest nad tavaliselt moodustavad organismis sümbioose, kus siis üks parasiit aitab teisel ellu jääda ja paremini toitaineid omastada ja nii edasi, et siis tulebki leida võimalikult laia toimespektriga antiparasitaarne preparaat. Ja noh, ivermektiinist ilmselt nüüd on väga paljud kuulnud, aga tegelikult tasub otsida selliseid just taimseid preparaate, et kõike, mis on looduslik, ta on meie keha, on nendega harjunud, ta on meie
DNA-s on sees, ta on seal rakumälus ja ma ei tea, sugupuumälus ja kus see informatsioon kõik meil sees istub. Et kõik need siin meie võililled, takkijad, raudrohud, mis siin iganes veel, ega mul siin kõik praegu meelde ei tule, kõik nad on tegelikult hästi tugeva antiparasitaarse toimega. Ja noh, kui me räägime inimkehast endast, siis meie enda sapp tegelikult, kui tema on töökorras, on ka võib-olla üks tõhusamaid antiparasitaarseid aineid üldse. Aga noh, nagu praktika näitab, siis sapid on väga paljudel inimestel kinni. Sealt edasi algavad juba liigese probleemid, nii et hakkabki selline lumepall veerema. Et tegelikult neid preparaate on, kahjuks on meil praegu olukord selline, kus ei ole kättesaadavad Venemaal toodetavad preparaadid. Ja minu hinnangul seal on üks selline tootmiskoondis Optisalt, kes on välja töötanud äärmiselt laia spektriga antiparasitaarsed preparaadid, mis baseeruvadki just nendel samadel meie ümbruses kasvavatel taimedel, võilill ja soolikarohi ja takk ja juur ja kõik sellised komponendid on seal sees olemas, neid on veel, mul ei tule praegu kõik meelde. Ja vot sellise spektriga preparaadid, neid tasub otsida. Olen otsinud neid praegu nii-öelda Euroopa aladelt, siis siin peale musta pähkli ja võib-olla paari preparaadi veel midagi suurt saada ei ole. Lootust annavad lätlased, seal on üks ettevõte, mis on hakanud taolisi preparaate tootma, aga kahjuks hetkel ei tule tema nimi mulle ette. Aga kui me võtame kas või selle sama koirohu, läheme apteeki või kasvatame teda siis oma lillepeenras kuskil, siis juba läbi selle saab teha väga palju. Ja sellest koirohust siis peaks tegema teed või kuidas sa näed, et seda peaks... Temast teed, mul tulevad praegu hirmujurinad peale. Ta on ääretult mõru. Ma tean, ja. Aga see mõruaine tegelikult, mis seal koirohus sees on, see ongi see peamine, ta paneb tööle sapi väga tugevalt. Ma ise ei ole testinud, aga soovitatakse sellist, et võtta seda koirohu ürti, jahvatada ta selliseks tolmpeeneks ja seda siis pool teelusikatäit päevas sisse võtta, koos veega. Lihtsalt võtad pulbri suhu, jood vett peale ja selle inimkatseni ma veel läinud ei ole. Igasuguseid asju ma olen proovinud, aga võib-olla ma võtan julguse kokku, teen sellega läbi. No see peaks küll hull julgus olema. Jah, aga ma tean inimesed, kes on hakanud selliseid asju katsetama, ühel hetkel avastavad, et see maitse neile meeldib. Ja just sellisel puhul on see selge märk, et kui asi meeldib, kui sa tunned, et sa tahad seda, siis järelikult organismil on seda väga-väga vaja. Huvitav et mul praegu meenub see, et meie lapsepõlve kodus oli see koirohu tee ja see ei olnud sugugi niisugune, aga meie vanaema seda keetis, ju ta teadis siis, miks meil seda vaja on. Et mina olen selle maitsega täiesti tuttav ja see on täiesti teostatav, nii et tasub, proovige järgi, leiate kindlasti seda koirohtu apteegist. Apteegist leiab ja looduspoodidest leiab, nii et võimalused on kõigil olemas ja muidugi kõige parem on see, et kui ta ikkagi kasvatatakse ja kaevatakse ja lõigatakse ja tehakse oma enda töökate näppude abil, siis on sellel taimel tõeline vägi taga. No õnneks kevad tuleb ja koiruhi hakkab kohe kasvama, nii et siis ärge unustage seda endale koguda. Väga hea, me oleme juba hulga aega rääkinud ja ma tuletan meelde, et on võimalik küsimusi küsida. Siin on meile tulnud paar kommentaari. Ma olen tänulik, Simo, kui sa neid meile jagad ja üks näpunäide isegi. Nii et väga hea, et meil on aktiivsed vaatajad, kuulajad. Ja siin tegelikult need paljud küsimused on enam-vähem vastatud juba, aga et mis on veel hea peale invermektiini, mis on looduslik ainete nimed ja kui kaua peaks parasiidikuur kestma? No tegelikult, kui me võtame nüüd need looduslikud taimed või siis sisuliselt kõik maitsetaimed, kõik maitseained on tegelikult antiparasitaarse toimega, sest nende
see intensiivne maitse ütleb, et seal on midagi rohkemat sees kui lihtsalt selles igapäevases toidus. Need materjalid on tegelikult leitavad ja kui ma täna küsisin tehisintellekti käest ka neid taimi, siis ta ladus mulle sealt välja terve hulga selliseid taimi, millest me sisuliselt igapäevaselt mööda kõnnime, isegi märkamata, et nad meie kõrval on. Aga noh, kui võtta selline üldisem spekter, siis seesama koirohi, kõik need igasugused mõrudad taimed, mõrudat maitset andvad taimed, nemad on sellised, mis kindlasti tegelevad tõrjumisega. Noh, mõned taimed ma siin juba nimetasin, eks ju, noh, neid on veel, ühel taimel on ühed omadused, teised on teised omadused, et siin tasub tegelikult isegi, kui hakata endale nüüd mingisugust teed või tõmmist tegema, siis noh, tasubki otsida informatsiooni ravimtaimede raamatutest, kui ei oska raamatut leida, noh, meil tegutseb Eestis ju väga palju taimetarku, pöörduda nende poole, kes oskavad võib-olla veel mingit spetsiifilisemat nõu anda, kui mina seda siin praegu teha oskan. Ja võib-olla, mis puudutab parasiidikuuri kestust, siis see on vast võib-olla see kõige võtmeküsimus. Enamike parasiitide elutsükkel on 90 päeva, et see on siis see aeg, kus temast nii-öelda munast kujuneb välja suguküps isend. Ja see tähendabki seda, et parasiidikuur minimaalselt võiks kesta 90 päeva. See on siis juhul, kui ei ole näiteks inimesel mõnda kroonilise haiguse diagnoosi pandud. Või ta teab ise, et tal on terve siin pika aja vältel olnud juba mingisugune kindel sümptom, aru ka ei saa, mis see on. Et sellisel puhul tasub teha näiteks juba pikemaid kuure. Kindlasti ei tohiks teha nüüd niimoodi, et ma võtangi kätte, joon 5 aastat järjest koirohuteed, et ka seal kuuri sees nii-öelda peab pidama väikseid pause. Et noh, nende Vene preparaatide puhul oli soovitus, et 30 päeva võtad ja 10 päeva siis puhkad. Ja see puhkemoment seal organismile on väga oluliseks signaaliks, sest parasiit saab aru, et oht on möödas ja ta võib hakata oma peiduurkast välja tulema ja taas oma sigadusi seal korraldama. Sest parasiidil on teadvus ja kui me siin praegu näiteks sellel teemal räägime, siis paljudel inimestel nad juba kuskilt sealt pindmistest kihtidest kablutavad kuskile sügavamatesse kohtade, kus preparaat neid kätte ei saa. Ja niimoodi mõistlikult käitudes, otsides erinevaid taimi, erinevaid preparaate, erineva mõjuga preparaate, saame me tegelikult kõige parema lõpptulemuse. Ja just need 10-päevased pausid või 7-päevased pausid, kuidas kellelegi teha meeldib, mõnikord on selline paus veel olulisem kui preparaadi võtmine ise, sellepärast et parasiit, ta on jätnud meie kehasse mitmed põlvkonnad mune. Noh, just sellest, et ta on ellujääja. Ja kui nüüd ühe põlvkonnaga midagi juhtub, me hävitame ta mis tahes preparaadiga ära, siis munadest elustatakse uus põlvkond. Ja see on väga suur põhjus kõikvõimalike nende krooniliste hädade puhul, krooniliste põletike puhul, et noh, ravitakse ja ravitud ei saa, aga just see, et noh, parasiidimunade eluiga osadel liikidel võib olla seal 30-40 aastat, siis noh, mõelge ise, et kui põhjalikult ja kui pikalt peaks tegelikult parasiidikuuri tegema, et sellest probleemist siis lahti saada. Ja noh, ütleme, kui me räägime vanematest inimestest, siis kui me suudame selle põletiku või seisundi kontrolli alla saada, et no enam hullemaks ei lähe, siis see on ka juba suur samm edasi. Ja kindlasti käib sinna parasiitide juurde ka ikkagi mõõdukas vee joomine, et
kõik see nelki või võilille või koirohtu, mida me iganes endale manustame, siis on sinna juurde ka vett vaja. Nii et no vesi on kui me tegelikult ju see, mis selle kõik need jäägid meil aitab välja viia. Vesi seob täpselt nagu savi oma kristallvõresse neid organismi ainevahetusjääke. Ja noh, see annab veel kord selle teadmise, et kui oluline on tarvitada õige struktuuriga vett. Ja meie keha oskab ka teha õige struktuuriga vett, aga ta vajab selleks tohutut energiahulka ja aega, et see vesi muutuks tema jaoks nüüd selliseks, mida saab elutegevuses kasutada. Et siin me saame läbi sellise teadlikkuse, me saame tegelikult oma organismi hästi tugevalt aidata. jah, pigem on võib-olla siin selle vee puhul täna ikkagi probleemiks see, et vesi, mis meil on kättesaadav siis kraaniveena, seal on erinevad lisandid juba ja nendega on kehal keeruline toime tulla, nii et või siis pudelivesi omakorda, kus on siis juba plastijäägid ja võib-olla liigagi ära filtreeritud, aga kindlasti midagi lisatud, säilitusaineid. nii et ta reaalselt säiliks meil seal pudelis, et kui me võtame elusa vee, siis elus vesi ei seisa aastaid, eks ju, et ta peab olema ikkagi täiesti puhtaks välja filtreeritud, kui ta on siis nii-öelda seal aastaid pudelites ja päikse käes ja me ikka joome ja naugume. Et siin on nagu mitu otsa sellel vee teemal, aga sellepärast me sellest kõigest räägimegi. Meil on jäänud veel kokkuvõtvad minutid ja ma usun, et meil on siin veel, kuidas vesinikvesi sobib kehale. Väga hea, et see küsimus praegu tuli. Ma usun, et sa oskad sellest rääkida ja ma hea meelega ise kommenteeriks, et praegu on meil siin, või praegu mõnda aega on juba Eestis vesinikveepudelid üsna levinud ja mulle tuleb sageli nende kohta küsimusi. Ja ma rääkisin siin ka Rein Munteriga, kes selle vesinikveepudeli suur armastaja ja ta nii toredalt tunnistas mulle, et jah, Tiina, ma saan sinust aru, et ma panen sinna kraanivett ja see ei ole see, aga ma olen juba 88-aastane mees, et ma nagu olen selle valiku teinud, on ju. Aga ja ta ütlebki, et kraanivees me saame kõike, et kujutage nüüd ette, te panete selle vesinikveepudelisse kraanivee ja nüüd ta toodab sinna see juurde vesinikku, mis aitab siis tõesti kehas paremini imenduda, jõuda rakku ja nii edasi. Ja ta viib sinna kõik kaasa, mis seal kraanivees on. Et ja muidugi samamoodi toodab vesinikvett ka kangenveeaparaat, aga ta toodab läbi füüsikalise siis seda tehnoloogia. Ja see on juba hoopis teine teema, sellepärast et see vesi on konkreetselt juba ka filtreeritud, puhastatud ja siis rikastatakse seda vesinikuga. Aga on sinul kokkupuuteid, räägi sellest, ole hea. Vesinikveega mul otseselt kokkupuuteid võib-olla nii ei ole. Aga ma olen natukene selle teemaga kursis, ma olen natukene uurinud ja kõik sai tegelikult alguse vesinikperoksiidist. Mind hakkas huvitama, et mis imerohi siis see on. Ja tegelikult võtame sedasama vesinikperoksiidi, tema ka, kui teda vette tilgutada, ta organismis laguneb atomaarseks vesinikuks ja hapnikuks, mida siis organismil on tegelikult väga kerge kätte saada. Hapniku puhul muidugi on see, et kui teda on liiga palju, siis ta on tugev antioksüdant ja ta hakkab meil põhjustama seal kõikvõimalikke oksudatiivseid protsesse. Aga mõistlikkuse piires ma arvan, et selle vesinikveega tasub tegeleda, et mitte võib-olla teda sellise nii-öelda teda sisse lahmata nagu ma ei tea, lihtsalt joomise pärast. Et kui ma esitasin tehisintellektile küsimusele vee kohta, siis ta ütles, et väga oluline on vett juua teadlikult. Et tehke sellest omale selline mõtestatud tegevus.
Ma panen need materjalid pärast, saadan Tiinale edasi ja siis ma usun, et ta kuskil keskkonnas saab neid jagada. Ja vesi kui selline, noh, teda loetakse ju elu aluseks ja juba ainuüksi veest positiivne mõtlemine, veele tänulik olemine, et sellised lihtsad asjad, et noh, ma eelmises loengus vist ütlesin ka, et noh, võtke lihtsalt, kirjutage paberi peale armastus või tänu või noh, pange veeklaas selle paberi peale seisma ja see vesi muudab oma struktuuri. Et kindlasti olete paljud lugenud, mis see Jaapani teadlane, mis ta nimi oli, kes tegeles ka vee kristallilise seisundi uurimisega, mul ei tule nimi meelde. Et vesi on imeline asi ja temaga tasub tegeleda ja just võib-olla teadlikkus selleks, et vot ma joon nüüd seda vett ja see vesi on minu jaoks kasulik. Et siis olgu ta vesinikvesi või tavaline kraanivesi, juba inimese enda mõte muudab selle vee märksa paremaks veeks, kui ta muidu võib-olla on. Just, et igal juhul mina alati ütlen, et ükskõik mis, kui sa juba mõtled selle peale, et sul on vaja teistsugust vett või paremat vett, juba see aitab, et ükskõik mis tegevus, mida sa selles suunas teed, nii et just see teadlik pühendumine ja käitumine, et see on hästi oluline. Simo, kas meil on veel mingi kommentaar, mida meil on siin oluline ette lugeda? Siin on jagatud ka juba linke, aitäh selle eest, et ja, et siin on mingeid linke jagatud, mis mingitest masinatest ja siis meditsiinimeediumist aga otseselt vist nagu rohkem ei ole nagu täitsa teemasse. Kui me räägime võib-olla natuke nendest masinatest veel, et ma lugesin kunagi ühe Armeenia teadlase, kes hakkas seda vesinikvett uurima, lugesin tema töödest ja sattusin ka tema intervjuu peale, siis ta tõi, ma ei tea, kas see on tõsi või mitte, aga ta hakkas oma tehnoloogiale otsima väljundit, kes hakkaks tootma. Ja no otse loomulikult kõige odavam toota on ju Hiinas. Ja kui ta siis oma tööjooniste ja kõigega sinna Hiinasse läks ja sealt tagasi tuli, siis paar kuud hiljem oli terve turg täis vesinikveeaparaate, eks ju. Ja nüüd ma tean, et see teadlane on läinud oma uuringutega edasi, ta on välja töötanud spetsiaalse koostisega sulamid, mida siis kasutades, noh, vesi rikastub näiteks magneesiumiga ja vesinikuga ja noh, ütleme tegelikult, et need aparaadid võib-olla isegi on ka juba natukene ka selline kerge minevik, et tehnoloogiad arenevad praegu ju tormilise kiirusega. Ja noh, kui vaadata seda, mida on teinud Kangen, eks ju, mida on tulemas või mida teeb LifeWave'i aparaat, noh, see on täiesti noh, juba hoopis teine tase, kui me siiani oskame arvatagi. Väga hea, et siin veel tuleb mingi link juurde, aga ja noh, Kangen ongi turul olnud tänaseks ikkagi üle 50 aasta ja ta on siiani ainukene meditsiiniline aparaat kogu maailmas, mis on siis saanud kulla sertifikaadi ja tõepoolest seda tagasisidet oleme me selle kohta ka väga-väga palju saanud, kui paljud inimesed on abi saanud. Aga mulle meeldis see lause, kui sa ütlesid, et see teadlik vee joomine, see on hästi oluline. Ka kangen vee puhul on niimoodi, et ega see ei ole nii, et me joome selle kull vee ära, on ju, kuna tegelikult juba vesi hakkab toimuma siin suuõõnes ja nii edasi, et see ei ole sugugi see, et me joome selle loginal mahku ära. Et väga-väga oluline on vee joomine ja nii nagu sa siin välja tõid, et miks mitte lonkshaaval, eks ju, iga teatud aja tagant õige kraadiga vesi, et me ise saame väga-väga palju ära teha oma tervise heaks just läbi õige vee joomise ja mõtestatud joomise. Meil jäi siin üles veel üks hologrammi küsimus, et ole hea, Simo, loeme selle ka, siis me oleme selle kõik saanud ära. See oli üks esimestest, jah? Jah, et nii, kas see oli, et kas hologramm toob
välja alateadvuse mustrid ja nende põhjused? Ja lühikene vastus on see, et toob küll. Aga kui me võtame nüüd see, et kuidas see muster on tegelikult meie alateadvus salvestanud, et kui me võtame keha energiakeskused, seal on 7 baastšakrat, eks ju, siis tegelikult on neid tšakraid meil tegelikult hoopis rohkem. Siis need seosed, kuidas üks või teine programm algab juurtšakrast peale ja lõpeb kroontšakras ja siis ta käib vahepeal veel kuskil mitmest tšakrast tiiruga läbi. Et need on praegusel hetkel sellised võib-olla võtmeküsimused, et kuidas tegelikult selle mustri lahendamine käib. Et ta on salvestunud nagu niivõrd mitmel kihil ja tasandil, et võib-olla ühe tööga ei ole võimalik seda mustrit kõrvaldada. Loomulik siin tuleb jälle mängu see, et kõik me oleme absoluutselt individuaalsed. Kellelgi võib minna 1 töö, kellelgi võib minna 7 tööd, eks ju, aga oluline on, et see muster saab lahendatud. Ja mis nagu viimased tööd, mida ma olen siin teinud, nad lähevad kõik juurtšakra tasandile. Et see näitab tegelikult, kui oluline on tegeleda nende alumiste energiakeskustega, maaga ühenduses olemisega, sest on olemas isegi selline teooria, et mitte kosmosest ei tule meile need ülestõusmise energiad, aga meie planeet ise annab meile neid energiaid. Et see maandatus nii vaimselt kui füüsiliselt on väga oluline. Ja kindlasti praegu juba varsti rohi hakkab hommikul olema kastene, kasutage võimalust, et jalutada paljajalu Kastemeres rohus. See on vaata, et parem kui vee joomine ise. Et mõjutab just maandust ja maandamist. Võtsid mul sõnad suust ära, tahtsin just öelda, et Eestis on kohe-kohe väga ilus kevad ja juba lilled õitsevad ja saab varsti tõesti paljajalu rohus käia ja nautige seda. Ja oma energiakeskustega on vaja tegeleda. Mina tegin ka hiljuti läbi lausa 2 korda tšakrate puhastamise ja ka see inimene, kellega me siis seda tööd tegime, ütles mulle, et see vee joomine sinna kõrval on hästi oluline. Et selle lausega ma siin lõpetan ja tõesti tänan sind, armas Mati, et see on olnud super, et 2 tundi, mis me oleme sinuga saanud siin kenasti salvestada. Ma usun, et inimesed saavad siit palju endale häid tervisenippe ja ega midagi, kõike head sulle, olge rõõmsad ja olge terved, nii et mida sina soovid lõpetuseks? Ja ma soovin ka kõiges mõõdukust ja kainet mõistust. Kõike võib teha, kõike võib katsetada, aga mitte midagi, eriti mis puudutab tervist, ei tohi üle tähtsustada. Sest kui me võtame teadmise, et vastab see tõele või mitte, aga et meie DNA-s on 22 või 23 kosmilise rassi DNA, kes kõik on absoluutselt erinevad, ühed on lihasööjad, ühed on murusööjad nii-öelda, siis see, mis sobib naabrile, ei pruugi sobida minule. Ja katsetada võib kõike, aga tuleb jälgida neid sõnumeid, mida keha annab. Et tuleb õppida keha kuulama. Ta on tegelikult ääretult võimas, ääretult tark ja ääretult tundlik instrument. Et see on võib-olla, et tuleme sealt välisest maailmast, poliitikamaailmast siia oma sisemaailma ja õpime pigem seda tundma. Ja kui me läheme natukese sinna vandenõu maailma, siis et minul on kogu aeg kipitanud üleval küsimus, et miks me peame kogu aeg, miks juhitakse meie tähelepanu kõigele välisele, mitte sellele, mis toimub meie sisemaailmas. Et esitage endale see küsimus igal võimalikul juhul. Just, esitage küsimus, mis toimub sisemaailmas, kuidas saab lõdvestuda, kuidas saab iseennast aidata ja kui te plaanite mingit murutseremooniat või retriiti, siis on kindlasti siia paslik öelda ka juurde, et kutsuge külla Simo, kes tuleb oma kongide ja helikaussidega, kes teeb ka erinevaid teraapiaid, nii et
minu selle aasta märksõna on koostöö ja vaadakem nende inimeste poole, kes tõesti hingega on nõus aitama vaadata teie sisemaailma, et mis seal siis päriselt toimub ja endast aru saada. Aga aitäh sulle! Just. Ja aitäh kõigile kuulamast! Aitäh kõigile kuulamast ja olge rõõmsad ja terved!